Ja nüüd on meil külas endine riigi peaprokurör Lavly Perling. Tere hommikust! Tere hommikut! Hakkame rääkima ühest väga rõvedast ja perverssest teemast. Nimelt toimus siis ühes hooldekodus vägistamine. Ja see on ilmselt nüüd kõige jagatum artikkel viimaste päevade jooksul internetis ja ilmselgelt on saanud siin ühiskonna inimeste õiglustunne väga riivata, sellepärast, et eeskätt võib-olla just sellepärast, mida on öeldud siis riigi poolt ehk prokuröri poolt, et iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju. Et see on kahjuks nüüd see tsitaat, mis on tõesti põhjustanud väga palju pahameelt. Ja te ise ka reageerisite sellele enda siis sotsiaalmeedias ja püüdke siis nagu meile selgitada, et kuidas üldse on võimalik selliseid asju riigi poolt öelda, kui te nüüd saate oma endiste kolleegide nimel rääkida ja kuidas üldse sellise juhtumi peale peaksime me siis nüüd kodanikena vaatama? See lugu on tänaseks tõepoolest, valus on öelda, aga leebelt väljendatuna pudru ja kapsad, aga tõsiselt rääkides siis kogu õigussüsteemi mõte riigis peab ju olema see, et inimesed tunneks, et väga rasketel hetkedel on riik nende taga ja tuleb ja pakub ühel või teisel moel õiglust. Ja sellepärast kogu see süsteem peab toimima nii, et inimesed saavad sellest aru, nad tunnetavad teatud õiglust, loomulikult kõige alus on seadus. Alati peab kõik olema seaduslik, aga see õiglus peab tulenema nii sisulistest otsustest kui ka nendest sõnumitest, mida riik jagab. Ja ma arvan, et selle loo puhul ongi kogu see iva, mis on juhtunud kahel viimasel päeval just nimelt selles lauses. Ehk esiteks, ma väga loodan endiselt, et äkki see on selline inimlik eksitus. Ja ma arvan, et mida kindlasti ei tasu teha, on võtta nüüd üks prokurör ja lihtsalt kuidagi materdada, sest punkt 1, talle peab julgus alles jääma otsustada. Ja samal ajal on olukord ikkagi väga keeruline, sest see on sõnum, mida mitte ükski inimene ei pea riigilt kuulma. Teiseks, miks? Sellepärast, et üleüldine ühiskondlik turvatunne saab kahjustada. Aga kui see selline üldine ja kõikide õiglustunne on midagi ebamäärast, siis tuleb mõelda selle peale, et kuskil on 10 ja 100 kannatanud täna, homme, ülehomme, kes mõtlevad, kas ma lähen riigi juurde oma sedavõrd diskreetse teemaga, kas ma saan usaldada või ei saa. Ja kui kõlab lause, mis minu hinnangul ma jään selle juurde, on vale. Sest ma tahaks öelda, et ei, igasugune tahtevastane suguühe tähendab vägistamist ja see toob kaasa tervisekahju. Kas need on õudusunenäod ja see on vaimne tervisekahju väiksel moel või see on eluaegne tervisekahju ja tõsine tervisekahju? See on hoopis teine teema. Aga see on riigi hoiaku küsimus ja kõlama peab see, et kui te olete nii haiget saanud, siis tulge, riik aitab teid. Kuivõrd siit jääb teie hinnangul praegu kõlama siiski see, et kui nii-öelda ohver ei ole võimeline erinevatel põhjustel ütlema ei, et siis justkui see seksuaalse vägivalla nii-öelda kasutamine on okei, sest ta ei öelnud ei? See nüüd ongi see lugu, kus mulle nagu näib kõrvalt vaadates, et on juhtunud see, et ühiskond reageerib juba ka sellele, millel ei ole põhjust reageerida. Ja seda ei saa nagu mitte kuidagi inimestele süüks panna, sest alati ongi see riigi ja riigiasutuste ja inimeste ülesanne seda teha nii, et inimesed saavad aru. Sellepärast, et kui te nagu seda lugu loete, siis ei, et vägistaja saadetakse kohtu ette ja küllap ta saab nagu selle karistuse, mis seadus ette näeb. Seal jooksevad just nimelt see lause, et kuidas me inimestele ütleme seda üldist pilti, sest lugu ise kontekstina nii võigas. Ja teine võib-olla, mis sealt välja jookseb, on teatud selline külmus või jäikus ja see sama tunne, et kuskil keegi ütleb, et minge sinna teise menetlusse ja saage oma asjadega seal hakkama. Jälle, et ma olen eluaeg öelnud, et riigi õigussüsteem peab olema alati näoga kannatanute poole, ükskõik kas tegemist on isikuvastaste majanduskuriteoga ja kõik, mida saab lahendada lihtsalt takerdumata juurasse, kus saab asju ära lahendada ühes menetluses, seda tuleb niimoodi teha. Ja see on nüüd teine, mis tekitab ebaõiglust, et kõigepealt sa kannatad kuriteoga.
ja noh, me praegu räägime lähisugulastest ja siis sa hakkad veel kannatama sellise riigi bürokraatliku menetlusprotsessiga, et see käib inimestele ilmselt kuidagi ja põhjendatult vastu karva. No ja siin on, eks ole, veel see nüanss, nagu ka Ekspressi artikli pealkirjast välja tuleb, et siis nüüd see hooldekodu ehk siis, et Pihlakodu pääseb justkui puhtalt praegu selles olukorras. Et kas prokuratuur saab üldse ümber ka vaadata oma otsuseid ja oma sõnumeid? Muidugi saab, et kui tõsi, ma eile hommikul ka lugesin, kirjutasin, aga ma ei vajutanud isegi seda send-nuppu, sest esimene mõte on see, et mis ma ikka nagu 6 aastat hiljem targutan, et ma ju usun Eesti õigussüsteemi tervikuna. Aga õhtuks oli nagu ikkagi see tunne, et ma ei saa seda kõrvalt vaadata ja minu sõnum oligi see, et kuulge, et ülejäänud inimesed ka, et küsimus ei ole mingis ühes prokuröris, vaid küsimus on laiemalt, et olge nüüd hea ja saatke see sõnum, et võib-olla me eksisime, võib-olla oli mingi keelevääratus, võib-olla me ei väljendanud ennast selgelt, me vaatame oma otsuse ümber ja me tegelikult kinnitame, et alati igasugune tahtevastane suguühe toob kaasa tervisekahjustuse ja olge julged tulema ja abi saama, sest mis on küsimus? Küsimus on see, et selliste kuritegude puhul need inimesed võivad jääda aastateks väga raskesse olukorda. Ja mitte ainult nemad ei kannata, vaid nende ümber lähedased ja nii edasi, et need on tegelikult ühiskonna vaates tõsised lood. Et saab ümber vaadata, on lühivastus. Kas võib kokkuvõtteks kuidagi öelda, et Eesti riigis elavad inimesed, kes on mingi kuriteo all kannatanud, nad ikkagi peaksid uskuma meie riiki või on see nüüd mõranenud? Ma ikka ütlen, et uskuge, et ega nii nagu ma ise oma elu elan selle mantraga, et kui 8 korda kukud, tuleb 9 korda püsti tõusta. Ma usun, et siin on sama lugu, et õigussüsteemi tuleb ikka Eestis usaldada. Õigussüsteem on väärt usaldamist ja samal ajal, mida õigussüsteem peab tegema, ma julgen öelda, et õigussüsteem peab olema näoga kannatanu ja inimese poole. See on lõputu, see on järjepidev töö, sest kahjuks ka täna oma töös kokku puutudes kannatanutega, kes on rasketes isikuvastastes perevägivalla vägistamise ohvrites kannatanud. Me veel ei ole jõudnud sinnani, et nad pärast seda protsessi tunneks, et riik on nende poolt. Ja siin tegelikult tundub ka, et see sama Pihlakodu võiks nüüd ikkagi anda endast absoluutselt maksimumi, et taastada usaldus. Absoluutselt ja ega seda muud moodi ei saa kui sõnade ja siiraste sõnadega ja loomulikult tegudega. Lavly Perling, suur aitäh täna hommikul Telehommikusse tulemast.